Saame kõigepealt tuttavaks. Mina olen Elektra ja minu kõrval siin stiilitoolil istub meie esimene külaline. Mul on suur hea meel tutvustada teile ajakirja Mood peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja. Tere tulemast! Tere! Aitäh! Kristi on see inimene, kellel on kindlasti, ma ütleks Eestis üks ihaldusväärsemaid ameteid, mis puudutab moemaailma kohe kindlasti. Põhimõtteliselt sinu töö ju seisneb selles, eks ole, et sa lendad mööda maailma ringi, vähemalt mul on selline mulje olnud alati, kui ma üritan sinuga kontakti saada ja intervjueerid erinevaid kuulsusi, filmistaare, moedisainereid, osaled mõne uue parfüümi presentatsioonil kusagil Pariisis või Londonis või New Yorgis või miks mitte mõne uue hotelliketi avamisel, et selline tore elu sul. See on vist jah selline asi, mis välja paistab, et kõigile tundub, et ma ainult reisin, ainult teen intervjuusid ja käin ilusates kohtades ja see tõesti kuulub ühe osana mu töö juurde, mille üle ma olen väga rõõmus ja õnnelik, aga see igapäevane töö on muidugi tunduvalt vähem glamuursem, et see on nagu lihtsalt istud arvuti taga ja siis kirjutad neid samu intervjuusid diktofoni pealt maha ja teed ka sellist igapäevast et tellid lugusid, toimetad lugusid, helistad autoritele, miks teil lood pole õigel ajal valmis, et kõik selline asi käib sinna juurde ka. On sul mingisugust aimu, mis see suurusjärk võiks olla, kui palju siis nagu maailmas rahvusvaheliselt tuntud tegijaid sa oma töö kaudu intervjueerinud oled? No vot, siin on ka see, et mis on mõiste tuntud, et ühed on jah tõesti staarid, no seal Daniel Radcliffe, keda Harry Potterina kõik teavad või Lagerfeld, aga on ka selliseid, kes ütleme lõhnaloojaid näiteks ja moekunstnikke, kes on võib-olla natuke nagu vähem tuntud, aga ütleme selliseid rahvusvahelisi intervjuusid kokku, kellega ma kohtunud olen, on kusagil üle 70 ja siis on ka veel mõned telefonidel tehtud intervjuud. Me kindlasti räägime nii mõnestki nendest intervjueeritavatest lähemalt, aga keriks alustuseks selle ajakirja Mood ajaloo päris algusesse. Aasta oli 2009, oli sügav majanduskriisi aeg. Mis sellele eelnes, mis selleni viis, et te nii raskel ajal otsustasite järsku hakata välja andma veel ühte moeajakirja? No selleni viis selline, öeldakse väga klišeelik väljend, et kui üks uks läheb kinni, siis kusagil avaneb aken ja tegelikult nii oligi, et kuna ma tegin aastaid ajakirja Stiil ja kui see pandi kokku ajakirjaga Anne, siis ma lahkusin kirjastusest ja olin mõned kuud töötasin Eesti Televisioonis, aga siis kuidagi tundsin, et ikkagi see ajakirja tegemine on see, mida ma tahan teha, et mulle lihtsalt kuidagi see istub, see trükimeedia ja vaatamata sellele, et talle on ennustatud väljasuremist, hakati ennustama juba umbes 10 aastat tagasi, aga ikkagi, et mulle meeldib see lugude kirjutamine ja toimetamine ja sellise ajakirja kokkupanemine. Ja siis tegelikult oli nii, et mul endal ei tulnudki nagu seda mõtet kohe, et teeks ise midagi uut, aga mul hakkasid mitmed tuttavad ütlema, et aga miks sa ei tee sama ajakirja, et meil ei ole ju praegu moeajakirja või sellist, noh jah, ütleme moe ja ilu ajakirja ja siis ma mingi hetk, ma mäletan, ma istusin maha ja mõtlesin, et tõesti, miks ma siis ei tee. Ja siis leidsin õiged inimesed, kellega koos seda teha ja põhimõtteliselt hakkasimegi nagu kohe haarasime härjal sarvist ja see toimus, see mõttevahetus toimus suvel ja septembri keskpaigas me kolisime juba toimetusse nii-öelda sisse ja novembris ilmus esimene ajakiri. Ma märkasin just siin ekraanil pilti, kus oli Meryl Streep. Sa oled kohtunud Meryl Streepiga? Jah. Kes ei tahaks kohtuda Meryl Streepiga? Räägi meile, milline ta on tegelikult? Kõik arvastavad Meryl Streepi. On ta päriselt? Ma ise armastan teda ka ja tegelikult on kindlasti olnud mul üks nagu selliseid, no täitsa võib öelda tõesti, ma ei tea, lapsepõlveunistus või sellest ajast saadik, kui ma teadsin, et ma tahan saada ajakirjanikuks, olen ma unistanud sellest, et saaks teda intervjueerida. Ja minu suureks rõõmuks oli ta väga-väga kena inimene ka päriselus. No tegelikult ma ei saagi kellegi kohta nagu öelda, et kui tõesti mõni väga väike erand välja arvata ja siis seal on ka olnud võib-olla mingid põhjused, et kas ma olen see kõige viimane selle päeva jooksul, kes teeb intervjuud, et inimene on juba natuke väsinud. Aga üldiselt on nad kõik olnud äärmiselt meeldivad inimesed.
aga Meryl Streep oli jah, ta oli selles mõttes nagu sul, no ma ei tea, nagu mingi vana sugulasega saaks kokku, et ta räägib sulle, noh, saad aru, vaatab sulle niimoodi, et ma ütlen, jaa, saan aru, ja siis mõtlengi, et Meryl Streep küsib mu käest umbes, et ta oli hästi siiras, hästi pühendunud selles mõttes, et on küll ka selliseid intervjuusid vahel olnud, et kus inimene natuke räägib nagu sellist, no mitte päheõpitud teksti, aga võib-olla noh, võtab seda ka, kui et järjekordset tööülesannet, siis tema tõesti, sa näed, et ta võtab aega, et mõelda küsimuse peale ja et oli nagu väga, väga hingega asja juures. Kas sa mäletad, kui kaua sa mõtlesid selle peale, mida ma Meryl Streepilt küsin? Jaa, no ikka, sest et eks tihtipeale on selliste nagu Meryl Streep selliste inimestega, et nende käest on kõik ära küsitud. Ja siis, aga kuna see intervjuu oli filmiga, Thatcheri filmiga, kus ta siis mängis Margaret Thatcherit, Raudne leedi, seotud, siis ma seal natukene niimoodi neid asju, noh, ühesõnaga seostasin nagu selle filmiga või selles võtmes küsisin. Kuidas sellised intervjuud üldse tavaliselt toimuma saavad? No ma eeldan, et see ei ole päris nii, et keda ma tahaks järgmisena intervjueerida. Meryl Streepi olen alati tahtnud intervjueerida. Kellele helistame? Kuidas need asjad juhtuvad tegelikult? No võt, kui see oleks nii, jah, siis ma oleks ilmselt kohe juba intervjueerinud ka Al Pacinot, kes on mul selline tohutu lemmik. Ei, ja tegelikult öeldakse ju, et maailmas pidi iga inimene olema vist, et Eestis 2 ja kas maailmas 3 või 4 telefonikõne kaugusel, aga võt neid vahepealseid numbreid ma kahjuks ei tea. Nii et ei enamasti, mitte enamasti, noh, peaaegu alati on need intervjuud ikkagi seotud mingi konkreetse sündmusega, et kas on siis filmi esilinastus, seriaali esilinastus, ehk siis tehaksegi selliseid press junketeid, kes on näinud Notting Hill filmi, kus Hugh Grant läheb romantilisele kohtumisele Julia Robertsiga, aga selgub, et press junket veel käib ja siis teda ekslikult peetakse ajakirjanikuks ja siis viiakse niimoodi ühest toast teise, no põhimõtteliselt niimoodi see käibki. Et ma olen mitu korda käinud ka Fox kanali pressijunketitel, mis on iga suvi toimuvad Londonis ja no seal ongi täpselt ka niimoodi, et need seal võetakse, ütleme, 7-10, võt siin ka praegu ekraanil olid just sarja Kättemaksu näitlejad, keda ma sellisel junketil intervjueerisin, et nad on oma hotellitubades või noh, mitte oma hotellitubades, vaid on tehtud nagu need intervjuutoad ja siis sa lähedki niimoodi, jaksatakse nii, nüüd on sinu kord, lähed koputad uksele, ütled tere ja siis hakkad pihta, et need on ikka alati kõik organiseeritud jah, et no siin Kerry Washington, kes on seriaalis Skandaal, kes oli ka äärmiselt sümpaatne, intelligentne, noh tohutult hea mälestus on mul sellest intervjuust ka. Ja siis no ütleme moeloojad siis ka kas neil on siis mingi uus lõhn välja tulnud või uus kollektsioon, et on põhjus, kui sa saad neid intervjueerida. On sul moeajakirjanduses või miks mitte kogu ajakirjandusmaailmas mõni suur eeskuju, mõned lemmikud? Ma ei oska võib-olla öelda, et eeskuju mul, et on pigem jah mingid lemmikud, et mulle väga meeldib, mida teeb Ameerika, kuigi ma ütlesin, et muidu ma ei ole tohutu Ameerika ajakirja taustaja, aga mulle meeldib tema stilistika on Grace Coddington, kellelt oli ka suurepärane raamat välja. No siis muidugi Karin Reuenfeld, kes oli Prantsuse Vogue'i peatoimetaja ja nüüd on Harper's Bazaari nagu rahvusvaheline toimetaja. Tema käekiri on väga põnev ja võib-olla Briti Vogue'i peatoimetaja Alexandra Schulman, tema, kes kirjutab ka väga hästi, mulle tema tehtud intervjuud meeldivad ja see on ka muide, et Inglise Briti ajakirja, moeajakirjad ja toimetajad ka ise kirjutavad väga palju, et mida ka näiteks Ameerikas on palju vähem, et Briti Harper's Bazaari peatoimetaja Justine, tema kirjutab, tema intervjuud mulle ka väga meeldivad, et kas ma neid just eeskujudeks nimetan, aga ma kindlasti imetlen neid. Räägi lõpetuseks mõni lõbus lugu, mis sulle meenub seoses nende intervjuudega, mis sa oled käinud mööda maailma tegemas. Midagi tõeliselt naljakat. Ja üks oli tõesti natukene naljakas, kuigi mul oli see hetk selline tunne, et ma hüppan aknast alla, see oli Barcelonas hotellis 23. korrusel, nii et kukkumine oleks olnud pikk,
aga ma intervjueerisin Orlando Bloomi ja see oli seoses Hugo Bossi parfüümiga ja vahetult enne seda oli meil tehtud selline nagu selle lõhna komponentide tajumine ja ka maitsmine ühe Barcelona tippkoka stuudios ja meil olid ees need prillid nagu uneprillid, et sa siis, sul on silmad kinni ja siis sa maitsed ja arvad, mis see võiks olla. Ja kuidagi äkki nendel korraldajatel oli seal vist natukene midagi ajaga natukene nihu läinud, et äkki öeldi, et ruttu auto ees, et nüüd peame hotelli tagasi minema, et intervjuud hakkavad pihta, eks ole, ja vahel kõik jooksuga sinna. Aga kuna need prillid olid sul nagu ees ja siis sa vahepeal panid nendele alla ja siis jälle ette, et mitte edasi-tagasi, et peast ära võtta. Ja siis teen intervjuu ära, kõik pildi tegime koos ja kõik oli väga tore. Ja siis pärast ma räägin selle ühe, mul oli sinine kleit oli seljas ka, prillid olid ikka sinised. Ja ma rääkisin selle üks Hugo Bossi esindaja, kuna ma olin ka olnud, eelmisel päeval oli kerge külmetus, siis ta küsis, et kuidas sul on, et kas sul on kurk veel haige. Ja mina panin siis nagu käe, hakkad nagu ütlema, et ei ole. Ja mis asi see siin praegu on? Ma tegin lihtsalt terve intervjuu Orlando Bloomiga, niimoodi sinised prillid rippusid kaelas. Aga tegelikult oli nii, et kõik, ja siis oli küll, ma siis mõtlesin, et jumal. Aga jah, kui ma pärast pildi pealt vaatasin, sinise kleidiga väga hästi matchis. Uus trend ehete maailmas, miks mitte? Margiela tõenäoliselt oleks nõus. Absoluutselt, ma mõtlen, mõni moekunstnik oleks kindlasti uhkema üle. Ryan Reynoldsit oled sa ka intervjueerinud ju? Jaa, maailma kõige ilusamat meest number 1. Tema oli ka väga šarmantne ja temaga oli nii, et kuna mu tütar on, kes siis oli vist äkki 14 või 15, tohutu fänn. Ja oli just see film ettepanek välja toonud ja siis ta ütles, et ära tule, et ilma autogrammita ära koju tule. Aga ma ei olnud nagu, üldiselt väga nagu ei küsi seal neid autogramme, et tõesti see sõltub ka hästi palju nagu inimesest, et kui mõni on selline hästi kuidagi lahkene, umbes vaatab, pakub ise, et tahad, ma kirjutan ka või, aga selles mõttes, et hea küll, laps tahab, on vaja küsida. Ja mul oli see DVD ümbris siis kaasas ja siis ma nagu ütlesin talle ka selle nalja ka, et näed, et mul tütar nagu ütles, et ära ilma autogrammita koju tule ja siis ta vaatas mulle ja küsis, aga sa tahad koju minna? Ja siis ta kirjutas väga ilusti, küsis ta nime ja kõik kirjutas, et armastusega Elisabethile Ryan Reynolds. Ikka oskavad seda asja. Suur aitäh sulle toreda vestluse eest. Ajakirja Mood peatoimetaja Kristi Pärnvaldoja.